Oleme siin Maraton stuudios, kus meile tutvustatakse uusi Samsung lipulaevu. 23 tavaline, kõige väiksem, pluss siis suurem ja ultra, millel on nüüd 200 megapikslit ja juba eelmisest mudelist tuntud pliiats, mis ennem oli Notises peidus. See aasta on taaskasutus igati teemas. Küll on korpus, küll on SIM-kaardi pesa taaskasutatud materjalidest. SIM-kaardi pesa puhul on ära kaotatud SD-kaardi laiendamise võimalus. Meil on olnud Exynos Euroopas ja USAs on Snapdragon. Ja tee, mis tahad Snapdragoni, pildid on paremad, akud kestavad paremini ja nii edasi. Kõik S23 seadmed on Snapdragon protsessoriga. Oodata on, et Snapdragon uue siis protsessoriga on aku kestvus kasutajale märkimisväärselt parem kõigil kolmel seadmel. S23 ja 23 plussil tõusis aku maht 200 mAh, ultral jäi see samaks suurelt igalt poolt 200 megapikslit ja öövõte, mis tähendab sisuliselt seda, kõik on parem, kõik on ägedam. Kõige ägedam ongi lihtsalt näha seda, et kuhu on võimalik see tarkvaraline kaamerasüsteem, sest optikast meil ei ole siin nagunii mitte midagi rääkida, siin ei ole füüsiliselt klaas ja sensor on imetilluke. Et kuhu on võimalik see asi tarkvaraliselt viia ja ütleme niimoodi, et ega tegelikult on ikka asi päris ägedaks läinud. Nüüd on siis quad piksel ehk siis 4 pikslit autofookust, mitte enam 2 ja reaalne uuendus siis see, et on astrofotograafia, mis võib-olla tähepildistajatele ei ole nii palju teemaks, küll aga on virmaliste pildistamine Eestis väga aktiivne ja ma ei tea, eks ole varsti näha, kas S23 on siis Põhjarannikul kõikide dokkide otsas kui virmalised väljas. Lubatakse ka, et telefon on veel vastupidamam 16%, mille puhul sain teada, et see peaks olema siis kraapimise tugevus. Kas ta reaalselt kukkudes vastupidavam ei tea. See aasta lubati ka militaarstandardile vastavat korpust, mis siis peaks tegema sellest S23 kogu seeriast siukse normaalse telefoni, mida saab aktiivsete eluviisidega inimene päriselt kaasa võtta. Nurgad tavalise 23 puhul on jäänud suhteliselt sarnaseks, kus eelmine aasta ultra läks natukene nurgelisemaks, siis nüüd ta on läinud sutsu veel kandilisemaks. Samsung lubab ka nüüd 4 aastat suuri tarkvara uuendusi, lisaks siis turvauendusi kas 5 või 6. Loomulikult Samsungil telefoni välja tulles kõik igasugused põnevad pakkumised, küll saad kõrvaklappe ja küll saad oma vana seadmest raha tagasi. Nii et tasub vaadata, oodata. Isiklikult soovitaks natukene aega võtta ja oodata, kuni tekivad päris arvustused, review'd, sest hetkel on ka meie puhul tegu esmamuljega ja me ei tohi isegi nende seadmete fotosid näidata. Küll aga ma tohin näidata, et näe, ekraan on ja kaamera on ja kõik suusugused tored tilulilud.